Me oleme Karuga oblastis Osorkino küla lähedal. Ja teie ees on Püha Jumalaema kaitsmise kirik, millel on üks väga huvitav eripära, mida me nüüd koos uurime või õigemini kuulame. Kirikuhoone ise on ümmarguse kujuga. See pole just tavaline. Tavaliselt on meie kirikud ruudukujulised, aga see siin on ümmargune. Lähme nüüd sisse. Kas juba tunnete? Ma räägin praegu ja kuulake, milline kaja siin on, kui tugev see on. Isegi lihtsalt kõndides mööda muldpõrandat. See pole keraamiline plaat, see on lihtsalt liiv, siia on muld laotatud. Aga ikkagi, kui hästi heli peegeldub. Akustika on siin lihtsalt suurepärane. Isegi vaatamata neile aukudele, altari puudumisele, klaaside puudumisele, jah, kust heli läbi käib, sellele suurele augule, akustika on siin ikkagi suurepärane. Siin ei saa isegi sosistada, kõik on kuulda. See ongi meelega nii tehtud ja see on üks kirikute funktsioone, et siin oleks just akustiline resonants. Arhitekt ja ehitaja püstitasid selle hoone mõttega, et just siin, selles väga ümaras ruumis, oleks kõige suurejoonelisem akustika. See tähendab, et see on konkreetne struktuur, millel on konkreetne, otseselt füüsiline eesmärk. Siin tegid nad häält, siin kajasid. See on akustiline resonaator. Ohoh, see läheb mulle tõesti korda. Heli peegeldub siin ja see mõjub mulle lausa seestpoolt, isegi kuklas on selline tunne, vau. Nii et kananahk tuleb peale seestpoolt. Meie esivanemad, vaadake, nad tundsid hästi helifüüsikat, nad tundsid hästi nende akustiliste lainete füüsikat ja nad ehitasid hooneid, kus neid laineid võimendati mitu korda. Pauk! Siin isegi lihtsalt laks. Info. Ja see riitab sellele, et nad polnud seal nii hirmutavad, rumalad, kitsarinnalised ja tumedad, jah, et nad kartsid isandat ja ehitasid ikoonidega kirikuid. Nad tegid seda akustilise resonaatori valmistamiseks, inimeste siia paigutamiseks ja toomiseks ning siin juhtus nendega midagi.